Aga siin, olen kindel, tekkis kõigil üks peamine küsimus. Donald Trump teatas Hormuzi väina blokaadist. Aga miks peaksid Ameerika Ühendriigid blokeerima Hormuzi väina, kui Iraan on selle juba blokeerinud? Lisaks mõjub see hoop veelgi tugevamalt Pärsia lahe riikidele. Mis on sellise blokaadi mõte ja mida see üldse annab? See on väga huvitav, arutame seda kohe. Asi on selles, et tehniliselt ei ole Hormuzi väin suletud. Iraan laseb järk-järgult mõned tankerid läbi, küsides iga laeva eest kuni $2 miljoni suurust tasu. Ja mis eriti oluline, Iraan tagas kogu sõja vältel oma nafta takistamatu liikumise piirkonda ja tagasi. See tähendab, et Iraan jätkas naftaga kauplemist. Asi on selles, et Iraan lõi olukorra, kus ainult tema sai naftaga kaubelda. Teised Pärsia lahe riigid ei saanud oma naftat müüa. Ja siis veel Donald Trump, nagu te teate, tühistas sanktsioonid Iraani nafta suhtes otse sõja haripunktis. Sõja ajal suurendas Iraan lõpuks oma naftatarnet 100 000 barreli võrra päevas, jõudes peaaegu 2 miljoni barrelini päevas. Seetõttu oleks Trump sulgedes Hormuzi väina võinud sulgeda Iraani peamise rahastamisallika. See on hoob, mida Trumpi administratsioon pole seni julgenud kasutada. Sest isegi väina blokeerimine ainult Iraani nafta jaoks võib põhjustada nafta ja bensiini hindade järsu tõusu kogu maailmas. Sest kuidas ka poleks, Iraani nafta rahuldas osa maailma nõudlusest. Just sellepärast lubasid USA merevägi Iraani tankeritel sellest piirkonnast läbi sõita. Ja ameeriklased pigistasid justkui silma kinni selle ees, et Iraan mitte ainult ei jätkanud kauplemist, vaid suurendas oma naftakaubandust sõja ajal. Kordan veel kord, sest Trump võttis neilt ka sanktsioonid maha. Ja igasugune nafta, mis praegu piirkonnast välja viiakse, võib vähemalt osaliselt aidata nafta hinnatõusu pidurdada ning sellega arvestatigi. Tuletan meelde, et Trumpi administratsioon blokeeris Iraani nafta müügi alates 2018. aastast, kui nad loobusid Iraani tuumaleppest. Donald Trumpi otsus tühistada sanktsioonid Iraani nafta vastu eelmisel kuul, veel kord sõja haripunktis, vabastas üsna suure koguse naftat. See on 140 miljonit barrelit, see on ametlike andmete järgi. Ja USA energiateabe ametiandmetel piisab sellest kogu maailma naftanõudluse rahuldamiseks umbes 1,5 päeva jooksul. Kordan veel kord, kogu maailma nõudluse rahuldamiseks. Aga Trumpi selline otsus andis vastupidise efekti. Sanktsioonide tühistamine võimaldas Iraanil müüa oma varem sanktsioonide all olnud naftat, et rahastada sõda kelle vastu? Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste vastu. Ja Iraan teenis nendest müükidest märkimisväärset kasumit, müües naftat mitme dollari suuruse lisatasuga üle Brendi nafta hinna. Jah, selline see sõda ongi. Ehk siis, Trump alustab kõigepealt sõda, tekib naftakriis. Ja selleks, et seda kriisi vähemalt osaliselt lahendada, mida ta teeb, võtab ja tühistab vastasele kehtestatud sanktsioonid, mida ei tehtud isegi enne sõda. Lisaks, nagu te mäletate, Trump üritas nii meeleheitlikult naftaturu olukorda päästa, et tühistas isegi sanktsioonid Vene nafta suhtes. Ja siin on väga ohtlik hetk. Asi on selles, et ajutine sanktsioonide tühistamine Vene nafta suhtes lõppes 11. aprillil, nagu te kõik teate. Kuid kuni praeguse hetkeni, selle saate salvestamise ajani, ei ole Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatanud, kas nad pikendavad Vene nafta sanktsioonide tühistamist või mitte. Sest Trump mainis varem, et põhimõtteliselt nad ei kavatsegi sanktsioonide tühistamist tühistada. Ehk siis ta ütleb, et me tühistasime sanktsioonid meritsi veetava Vene nafta suhtes, kuid tõenäoliselt me neid tagasi ei too. USA rahandusministeeriumi kodulehel pole praegu ühtegi uuendust. Aga see, mis on teada siseringi infost, on see, et Donald Trump ja USA rahandusminister Scott Bessent leppisid sanktsioonide tühistamise pikendamises kokku juba 9. aprillil. Trump administratsioon teeb selliseid otsuseid väga tihti mitte presidendi valjuhäälsete teadaannete kaudu, vaid tehniliste uuendustega USA rahandusministeeriumi kodulehel üldiste litsentside osas, vaikselt. See võimaldab vältida liigset kriitikat Kremlile kaasaaitamises. Ja tavaliselt saavad ajakirjanikud alles mõne päeva pärast teada, kas pikendati või mitte.
ja ei maksa ka unustada, et selliseid litsentse uuendatakse tööpäeviti, aga täna on pühapäev, lisaks on õigeusklikel ülestõusmispüha, seega tõenäoliselt pikendatakse seda litsentsi siiski esmaspäeval. Ja mis kõige tähtsam, kauplejad ja suured importijad näiteks Indias jätkavad oma tegevust Venemaa nafta ostmisel. Olles kindlad, et Washingtonilt on roheline tuli saadud ja see ei kustu niipea. Ja olukorras, kus Trump kavatseb blokeerida Iraani naftatarnet, pikendab ta kindlasti sanktsioonide tühistamist Venemaa suhtes, et vähemalt natukenegi hinnatõusu pidurdada. Ja täna, 12. aprillil kinnitas Trump, et niipea kui sõda lõpeb, naasevad bensiinhinnad kiiresti sõjaeelsele tasemele. Nii ta ütleski, just nii. See on muidugi vale, ma ei hakka süvenema, aga majandusteadlased ütlevad, et see nii ei toimi. Kahjuks, isegi kui sõda lõpeb, Hormuzi väin avatakse ja nii edasi, kulub taastumiseks veel üsna pikk aeg. Kuid blokeerides Hormuzi väina riskib Trump veelgi tõsta nafta ja gaasi hindu, et avaldada Iraanile maksimaalset survet ja saavutada sõja lõpetamine. Ja siin tahan kindlasti soovitada vaadata minu eilset saadet, kus ma kohe ütlesin, et USA ja Iraani läbirääkimised Pakistanis on vaid kattevari veelgi suuremale sõjalisele operatsioonile, mis praegu ka areneb. Ja just praegu kinnitab Trump, et Ameerika Ühendriigid ja teised riigid saadavad miinitraalerid Hormuzi väina, et puhastada Iraani poolt miinidega kaetud alasid. Tsitaat. Meil on seal miinitraalerid, praegu on meil kõrgtehnoloogilised veealused miinitraalerid, kõige kaasaegsemad ja parimad, kuid me hangime ka traditsioonilisemaid miinitraalereid. Ja minu teada saadavad ka Suurbritannia ja mitmed teised Euroopa riigid sinna miinitraalereid. Lisaks kinnitab Donald Trump, et nüüd on ka Pärsia lahe riigid, Saudi Araabia, Katar, Kuveit, Bahrein ja nii edasi. On, võib öelda, palju lähemal. Ja nüüd on nad lihtsalt sunnitud sõtta astuma, sest nende huvides on väina blokeering tühistada. Tsitaat. Oh jaa, Pärsia lahe riik asub, võib öelda, palju lähemal, seega võib-olla peavad nad seda tegema. Aga teate, nad oleksid võinud ka eemale hoida, kuid Iraan tegi vea ja hakkas neid rakettidega tulistama. See on huvitav vihje sellele, et tõenäoliselt peetakse siiski läbirääkimisi selle üle, et näiteks Araabia Ühendemiraadid või Saudi Araabia astuksid sõtta Iraani vastu vähemalt Hormuzi väina blokeeringu lõpetamiseks. Aga mis veel oluline, selle saate salvestamise hetkel oli laevade jälgimisega tegeleva ettevõtte Vortex andmetel vaid 2 tühja tankerilaeva, mis suundusid Hormuzi väina ümber pööranud. Pärast seda, kui pühapäeval sai teatavaks, et USA ja Iraani vahelised läbirääkimised lõppesid pikaajalise rahuleppeta. See ütleb meile, et praegu on Hormuzi väin endiselt kontrolli all. Aga vaatame, mida teeb Donald Trump, sest näiteks demokraadid Ameerika Ühendriikides, otse öeldes ei saa strateegiast aru. Mis on loogika, mis on idee? Ehk siis, mis edasi? USA võib tõesti üsna kiiresti Hormuzi väina täielikult kõigile sulgeda. Iraan ei saa kaubelda. Aga kes teab, kui suur on Iraani vastupidavusvaru? Ja kuidas siis väina avada, sest nüüd on põhimõtteliselt 2 poolt ja mõlemad blokeerivad väina. Aga kuidas seda avada? See küsimus jääb õhku. Seetõttu jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laikida. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, kasutades mis tahes annetust või tasulist tellimust selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!